Järgmisena räägime natukene automaattäite või siis täitepideme kasutamisest andmeüksuste kopeerimiseks ja erinevate loendite tegemisel. Kõigepealt, mida siin on mõeldud, mul on siin nurgas, näete, lahter 1 ja kui ma teda lihtsalt nurgast kinni võttes alla sikutan, siis ma saangi koheselt loendi. Nii et see võiks olla esimene selline näide sellest automaattäitest. Teine võimalus automaattäite puhul on see, et te märgite 2 lahtrit ära, millel on mingisugune erinevus ja kui ma nüüd alla lohistan, siis seda erinevust järgitakse. Kui teil on kuupäeva lahter ja teda alla lohistate nurgast, siis ilusti loetakse edasi ka automaatselt kuupäeva loetelu. Aga lisaks on võimalus kasutada siis ka täite jadade akent. See tähendab seda, et ma märgin ära esimese lahtri või 2 ja märgin ära sinnamaani, kus maani ma soovin oma jada luua. Ja seejärel võtan redigeerimine menüü. Siin on selline valik nagu täida ja siit te saate iseenesest valida, et kuhu poole te soovite täita. Need valikud siin täidavad märgitud ala selle sama väärtusega, mis teil esimeses lahtris on. Näiteks alla on kõik ühed. Aga on ka võimalus natuke täpsemalt öelda. Võtan veel kord redigeerimine, täida ja jadad. Nüüd avanenud jada täitmise aknas ma saan siis määrata esiteks suuna ja teiseks, kas siis tegemist on aritmeetilise jadaga või geomeetrilise jadaga. Ja sama automaattäitmine mingisuguses suunas. Eristatakse ka kuupäeva, aga selle näite teeme eraldi. Nüüd algväärtus siia pakutakse välja sellest lahtrist, mis leiti. Te võite ära määrata juurdekasvu ja ka lõppväärtuse, mis maani peaks siis see jada liikuma. Nüüd mina näiteks soovin teile näidata geomeetrilist jada. Ütlen, et see juurdekasv on 3. See peaks siis tähendama, et köölt on 1, 3, 9, 9 korda 3, selle tulemus korda 3 ja nii edasi. Klõps on sobib. Ja näete, vastav siis jada ongi olemas. 3-ga nii-öelda siis läbi korrutatud kogu aeg. Kui mul on kuupäev, ma trükin siia ühe veel. Ja ma soovin näiteks teha mingisuguse vahemikuga loendit, siis ma võin jällegi ära märkida kuupäeva ja mingisuguse koguse tühje lahtreid, kuhu ma soovin seda jada luua. Ja seejärel võtan jällegi redigeerimine menüü, täida ja jadad. Nüüd kalk tunneb koheselt ära, et tegemist on kuupäevadega ja annab valida ka, et kas sa soovid edasi lugeda päevi, nädalapäevi, milleks on ainult tööpäevad, kuid või aastaid. Ja saate ära määrata ka selle juurdekasvu. Näiteks mina tahaksin 3 päeva ja mitte tavalist päeva, vaid just tööpäeva. Ja seejärel klõps on sobib. Ja näete, tulemus on selline +3 tööpäeva ja juhul, kui see jäi nädalavahetusele, siis vastuseks antakse esimene tööpäev, mis sobib. Ehk siis on näha, et 6. ja 10. vahe näiteks ei ole ju 3 hetkel, vaid on 4, aga kuna sinna vahele jääb nädalavahetus, siis vastavalt näitab 1 päeva kaugemale.